hommikut, kätte on jõudnud Vlogmassi 6. päev ja nii mõnus oli ärgata kodus, vaadata aknast välja, kõik on mega lumine, päiksetõus on see vist ei ole päiksetõus, see on nagu reaalselt see kõrgus, mis päiksel täna saabki olema. On igastahes mega ilus. Nii et lihtsalt naeratad ja ohkad, et wow, küll see maailm on ilus koht. Aga ma avastasin hommikul, et meil on väike error. Kuna ma käisin reisil, siis mu külmkapp näeb välja konkreetselt selline. Mul on ainult juustu ja veini, mis ütleme nii, ei ole ideaalsed hommikusöögiks. Nii et täna me peame kohe kindlasti väikse shoppingutuuri tegema ja ostma külmkappi asju, sest ma vaatan kogu aeg Mirjami vloge ja ma olen mingi, keegi võiks mulle ka niisuguseid sööke teha lihtsalt hommikusöögiks, mingi full on, fancy, nii et ma pean seda ise tegema endale. Nii et täna lähme ostame asjad ja teeme seda. Lillu, siis tüngi naljakalt alati selle puu all. How you doing? Kas me lähme tööle? Jaa, lähme tööle, jaa. Meil pidi tegelikult täna hommikul olema väike shoodikene, aga kuna see inimene, keda ma pildistama pidin, läheb ka homme reisile ja tal on meil mingid viimase hetke dokumente orgunnida, siis see lükkus edasi, nii et me alustame oma päeva kontorist. Ja enne puhkusele minekut ma tegelikult viisin kontorisse ka kuuse, nii et nüüd oleks vaja see ära ehtida. Mul küll jõulutulesid hetkel ei ole, sest me kasutasime mu parima sõbranna pulmas neid suvel ja need on ikka veel tema käes, nii et ma pean nendele mingi hetk järele minema ja siis saame tuled külge panna, aga samas me saame juba poolpoolsed külge panna, nii et ma lähen haaran konkust mingid kaunistused, et vähemalt midagi oleks kuuse peal. Siin kontoris on ilmselgelt õige vibe, lihtsalt what is this? Merry Christmas! Kingipokike, oh my god! Isegi Candy Cane on! Aha. Jõulumuusika ka. Kas ma võiks tellida midagi positiivset? It's beginning to look a lot like Christmas. Ma oletan, või mulle päkapik siin pajatas, et see on Prilli Liisa orgunnitud mul siin, nii et no niimoodi võib täiega tööle tulla. Ühesõnaga, ma ei olegi teile meie kontorit ka näidanud, teeme väikse tiiru siin ka ringi ja siis me hakkame tõsagi salvestama. Mis me salvestame täna? Me salvestame täna ühe erisaate koos meiega. Kas sa tead, millal meil viimati erisaade oli või? Ei, millal? Number 77, 50 osa tagasi. 50! Okay. Ai, ma ei tea, ma veits kardan rääkida, osast öelda, küsida on palju mõnusam ja mugavam. Aga all great things happen outside the comfort zone, nii et... Yes. Plus tuleb meil Liisa-Maria Connor veel külla, nii et saame temaga chattida ja siis ma võtsin mõned ehtekesed ka. Et saab ilususti kuuse peale panna. Okei, teine praegu kuuske. No nii, väike päkapikukene. What is this? Ma lootsingi, et see jõuad esimestena ikka siia laua taha, et mitte lonni, kelle laud see muidu on ja? Siis oleks lihtsalt lonni väga armsa üllatuse saanud. Aga no, kuna üks päev mina tulen kontorisse ja vaatan, kõigil on advendikalendrid. Nagu best üllatus. Ma nii ootsin lihtsalt, et keegi kingiks mulle advendikalendri ja Kairili põhimõtteliselt ainuke, kes seda tegi. Siis mõtlesin, et okei, Sansibarilt tagasi tuleku aeg läheneb. Me peame midagi ette võtma siin kontoris. Nii et... See on nagu ideaalne töökoht, ma ütlen lihtsalt. Kas sa need sussi puruhusid? Proovinud kohe, proovime veel ka. Võtab, vaatame kohe, meil on kohe stilist ka siin kõrval, nii. Anna, mis me arvame? Sa pead terve detsembri nendega. Terve detsembri. Lili tahab need ära süüa. Oh my god! Kaugel tegelikult vaata see, et me kõik nagu loodetame ka siin töö juures, ja siis me kohe pole, kui Kairi teisest toast tuleb, siis on kohe nagu serious face. Tule vaata, mis see
meil hakkab podcast pihta, sellepärast et playlisti list on meil kohal, mis me selge saame täna? Oota, ma ei mäleta, te olete juba kõik kogu Sportlandi läbi kandnud, mul oli väga raske täna. Ma loodan, et sellega saab see aasta tehtud ja siis uuel aastal on uut kraami. Aga me teeme ikka teile fashion show ka, me ikkagi näitame ka, mis meil seljas on. On ja Sandra? Absoluutselt. Will do. Issand, Kas see oli teie töökohustuste leping? ma üldse ei kadesta sind praegu. Hullumaja lihtsalt. Kõige hullem on see, et it is that time of the month, ehk siis ma pean täpselt samamoodi võtma oma tšekid välja ja hakkama raamatupidamist tegema, et see on vist tänast kõige halvem asi ettevõtluse juures, on ju? Ja kõige hullem on see, et sa mõtled küll, et sa oled ülikorralik, kõik tšekid on kuskil alles ja siis sa avastad, et sul on mingi 4 tšekki puudu randomilt lihtsalt. Ja siis raamatupidaja, kes need on? Aga tegelikult saab kõigi käest küsida alati neid tšekke tagasi. Nii et see on meilimajandus. Give me my check, I lost it. Aga ma võtan siis enda omad käsid ja hakkan ka pihta. Päeva esimene podcast algab nüüd. Sandra, kas sa oled valmis? Ma olen täiega valmis. Liisa-Maria Connor, kas sa oled valmis? Valmis. Miks mulle? Lili, kas sa oled valmis? Excuse me. Sandra Raju, kas sa oled valmis? Täpselt ma olen valmis. Patrik, kas sa oled valmis? Margaret, kas sa oled valmis? Liisa, kas sa oled valmis? Jaa, valmis lahkuma siit ruumist. Kes oleks arvanud, et nagu reaalselt nii palju inimesi on ühe podcasti salvestamise juures. Aga täna siis hakkame otsast pihta. Me pole mingi kaamera teinud 6 aega. Ei ole jah, vähemalt. Nii et saame selle roostes asja uuesti funkama. 10 hours later. Okei, päris nii hull ei ole, aga enam-vähem, sest kell on südaöö läbi. Mis tähendab, et ma haledalt failisin täna oma sammu väljakutsega ja 15-minutise jõutreeninguga, sest 5000 sammu tuli siis enne kella 12. Mõtlesin, et ma tulen ikkagi Lilluga jalutama, sest natuke rohkem samme on parem kui üldse mitte samme. Nii et proovime ikkagi paar tuhat juurde saada ja see inimene, kes ütles nagu, et leia töö, mis sulle meeldib ja sa ei pea mitte ühtegi päeva oma elus töötama kunagi. Bullshit! I call bullshit lihtsalt. Kui sa leiad endale töö, mis sulle täiega meeldib, siis sa töötad 24/7. Ehk siis lihtsalt unustasin ennast tööd tegema, sest mulle meeldib see, mida ma teen. Ja mul tuleb see hästi välja. Nii et siin me oleme, kõnnime hilisõhtustel tundidel pargis ja tõdeme fakti, et tänane ei läinud päris nii nagu planeeritud, aga see on ka täiesti fine. Kuna mu käsi hakkab tasapisi otsast ära jätuma, sest õues on mingi -17, siis jätkame toas. Oh my god. Mu korter on lihtsalt nii mõnusalt soe. Ta on seda alati olnud selles mõttes, et kui mulle külla tulla, siis sa pead olema väga soojalembeline, et kõik sõrvad teavad, et nad ei pane kunagi pikkade käistega asja endale selga, kui nad külla tulevad. Nii et täna on see pure bliss, sest kui sa tuled jääkambrist, siis siin sees, oh my god, kui mõnus lihtsalt. Ja otse loomulikult tekib mul kohe tunne, et ma tahaksin selle peale talveunne pugeda, aga enne kui me seda teeme, siis ma vastaksin ühele küsimusele veel, mis Vlogmassal on tulnud. Ja sellepärast, et ma leian, et see on üks teema, millest võiks alati rääkida ja avatult rääkida. Ja see on, kuidas ma hoian oma vaimset tervist. Mul ei ole enamus oma elust olnud probleemi positiivse mõttelaadi säilitamisega ja raskete olukordadega toime tulemisega. See on kuidagi iseenesest minu jaoks tulnud, et ma suudan protsessida emotsioonid hästi lihtsalt stiili läbi ja eluga edasi liikuda. Küll aga on viimased aasta aega olnud minu jaoks ka väga keerulised, et ma olen pidanud hakkama päriselt endaga tööd tegema. Ja ma võib-olla jagaksin siis 3 asja, mis minu jaoks on töötanud. Kõige esimene neist on see, et ma luban endal tunda. Ma luban endal kõik emotsioonid läbi tunda. Näiteks täna mul oli siuke tunniajane nutusessioon. Lihtsalt sellepärast, et mul oli vaja seda kõike läbi elada, läbi tunda, mis täna
toimus, kõik emotsioonid, mis täna mu ellu tulid ja ma lubasin endale seda ja nüüd mul on nii palju lihtsam ja kergem olla. Teine asi, ma arvan, et hästi mõistlik on, kui sa oled takerdunud kuhugile, siis rääkida professionaaliga, sellepärast, et tihtipeale nad annavad sulle tööriistu, mis teevad su elu lihtsalt nii palju lihtsamaks. Mina näiteks käisin pool aastat psühholoogi juures, sellepärast, et ma tahtsin nii-öelda tandrit, kus ma tunnen ennast turvalisena ja hoitud, kus ma tunnen, et keegi ei hinda mind, et ma saan kõik endast lihtsalt välja rääkida ja sealjuures võib-olla saada tagasisidet, mis tekitaks mulle tööriistakasti, tänu millele ma saaksin tulevikus ise paremini oma emotsioone ohjata, sellepärast et nii hirmuäratav või väestav, kui see ka ei ole, siis tihtipeale me oleme meie mõtted lõppkokkuvõttes, sest me hakkame käituma mingit moodi, kui me ei oska suunata oma mõttelaadi, siis see võib väga kiirelt minna mitte nii heale teele. Nii et teine nipp on kindlasti, et kui sa tunned, et sa oled takerdunud kuhugile, siis räägi professionaaliga. Sa võid ka rääkida sõbraga, see on täiesti fine selles mõttes, et mõnikord on lihtsalt vaja välja rääkida, aga kui sellest ka ei piisa, siis rääkida professionaaliga, et meil on Eestis suurepäraseid psühholooge, nii et julgelt minna ja küsida ja rääkida, ja pigem, nii nagu Preili Sandra Raju ütleb, siis profülaktika mõttes varem kui hiljem, et enne kui asi täiesti tuksi läheb, siis juba rääkida kellegagi, sest see on asi, millest on väga raske välja tulla, kui sa juba väga sügavas mustas augus oled. Nii et pigem hakata sellega varem tegelema. Ja kolmas nipp on siis see, et leia endale asju, mis nii-öelda täidavad seda asja. Et mis teevad sind õnnelikuks ka siis, kui võib-olla päev ei lähe täpselt nii, nagu sa tahaksid või kui ongi muremõtted või ongi kurvem päev, et siis sa leiaksid mingid asjad selles päevas või saaksid teha mingeid asju selles päevas, mis tekitavad natukenegi õnnetunnet. See võib olla täiesti vabalt ka lihtsalt see, et sa vaatad Friendsi või et sa lähed trenni või et sa teed sõbrannaga kohvi, mis iganes asi see on, mis sa tunned, et natukene täidab sinu tassikest. Et jah, need on siis need asjad, mida mina kasutan selle jaoks, et toime tulla keerulisemate olukordadega, sest ma olen üdini positiivne inimene ja ma naeratan hästi palju. Aga see ei tähenda, et mul ei oleks raskusi elus, et meil käis täna Liisa-Maria Connor ka podcastis ja ta rääkis ka sellest, et tegelikult positiivsus ja energilisus on valik. Ma teen selle valiku, et olla positiivne, ma teen selle valiku, et olla energiline ja selle jaoks, et need asjad saavutada, siis ma pean täpselt samamoodi aeg-ajalt tööd tegema, et see ei tule iseenesest, aga see on see elu, mida ma tahan elada, see on see inimene, kes ma tahan olla. Nii et jah, food for thoughts ja päeva lõppu, aga mina lähen nüüd tuttu ära, sest homme on meil väga varane hommik, nii et näeme juba siis. Tšau!